See jutlus, mis ma ütlen, ei saa olla pikk, sest lapsed on nii pika programmi teinud juba ja kannatlikult ja suure vaeva ja töö ära teinud. Aga ma loen tänase päeva evangeeliumi, sest eks see emadepäevgi on selline ikkagi uus püha ja alles möödunud sajandi algusest pärit. Näiteks see laul, mida me just laulsime, see oli pärit 1566. aastast. Et see kristlik pärand ja rikkus, mis meie taga on ja meie eludes on, põlvkonnast põlvkonna antud, on nii suur ja võimas. Ja kõige võimsam on evangeelium ise. Johannese evangeeliumi 17. peatükk 22-26 salm. See on Jeesus ülempreesterlik palve. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus. Et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle oled andnud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid mu kirkust, mille sa oled andnud mulle. Sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Õige isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tundsin sind ning need siin tunnevad, et sina oled minu läkitanud. Aamen. See palve koondab meie mõtted ühele asjale, ühtsusele. Kui me räägime perekonnast, siis me näeme tänases Eesti ühiskonnas, aga kogu Euroopas ja läänemaailmas, et perekonna ideaalkujutlused on väga kõrged. Need unistused on iga tüdruku südames, et mitu last mul võiks olla, nagu kuulsime. Aga ma olen koolis, kus ma töötan, näinud ka neid noori tüdrukud, kes ütlevad, et ma ei taha ühtki last. Kas mina peaksin neid orjama? Ja niisuguseid hoiakuid ka. Ma ei tahaks kõiki neid nurki, varje ja teravusi täna siin meie ette laotada, aga mõtleme sellele ühtsusele. See suhteliselt keerukas sõnastus siin Johannese evangeeliumis on taandatav kahele asjale. Ühtsus Jeesusega ja isaga ja ühtsus omavahel. Ja selle ühtsuse allikaks on meie palveosadus. Palve. Et suurim asi, kallid emad ja vanemad, mis me oma lastele saate teha, on õpetada mõni lihtne palve. Meisa palve on küllalt pikk, aga selle ikka teismelise heaks võiks selgeks saada. Aga on lihtsamaid ja lühikesemaid palveid. Me võime õhtul lastele, kui nad enne uinumist, jutustada muinasjutte, lugeda ette, neile meeldib see. Aga sama oluline on õpetada palvet. Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama. Palvega on nüüd nii, et ma usun, et sinuga on ka seda juhtunud, hakkad palvetama ja jääd magama. Kas on keegi, kes ei ole magama jäänud palve ajal? Et sellepärast ongi vanemal ajal pandi põlved maha ja ikka nii pingutati. Nüüd on vaid püsti seistes ka magama jääda. Aga üks väga suur uuse alguse palvetaja on nii öelnud, et ta nimi on prantsuskeelne, ma ei hakka oma keelt väänama. Et ta on öelnud niimoodi, et millal tunneb ema kõige suuremat rõõmu oma lastest?
siis, kui nad on parajasti uinunud ja rahu on majas ja nad kosuvad uueks päevaks. Et ärme siis seda ka häbeneme, kui me vahest ka õhtupalves ise ka uinume. Taevane Isa tunneb rõõmu meist, et me pöörasime ennast tema poole. Jeesus tunneb rõõmu, et me pöörame ennast tema poole. Ja see palve, olgu ta siis pikk või lühike, pöörame ennast Jeesuse poole. Kas me oleme siis ärkvel või uinume, aga tema arm ja valgus paistab meie peale. Ja see ühtsus Isaga, see vertikaalne mõõde meie elus läheb paika. Ja nüüd see teine osa, mis on palju raskem. See on, kuidas lapsed omavahel hakkama saavad. Neid on igas peres, kus on rohkem lapsi, eriti kui tuleb teine laps ja esimene on juba natuke aega elanud ja ennast kõige tähtsamaks pidanud ja korraga tuleb terve konkurent. Ütleme, nagu kõige drastilisem, mis mina olen sellest konkurentsis kuulnud on, et kus ühes peres vanem õde ütles, noorem oli sündinud, vanem õde oli siis üks pätakas, ütles emale, et viskame selle ahju. Sest ta tundis, et see oli nagu tema ja ema armastuse vahel. No nii drastilist asja ei juhtunud ja seda ei juhtunud ja selles peres on väga toredad inimesed ja neil on juba oma pered on kasvanud sealt välja aga seal kuskil lapsepõlves sellest rumalusest tekivad niisugused konkurentsid laste vahel. Ja Jeesus näeb, et ka tema õpilaste vahel tekivad niisugused konkurentsmõtlemised, sellised võitlused, sellised võib-olla ka süüdistused, üleolekutunded, mina olen parem kui sina, mina viskan palli täpsemalt kui sina ja kõik teised. See maailm on sellist võitlust täis ja see tuleb ka teinekord perekonda ja isegi Jumala perekonda tuleb. Ja üksteise süüdistamist ja pealekaebamist ja selle pealekaebajal on üks nimi, saatan. Heebrea keeles otseselt tähendab. Et see ei ole see vaim, mida Jumal tahab meile saata nelipühil. Nelipühil tuleb see armastuse vaim, mis annab märku kõige pärast, mis meil vaja elus on. Üks slaid veel sellest ja kui me jääme Issandasse, kui me jääme tema juurde oma palves, siis see on see jõud, mis inimesi ühendab. Erinevad kirikud, järgmisel pühaõhtul, kui me siin Pärnu erinevad kogudused kohtume, no see on väga kirju seltskond. Mitte ainult südame poolest, vaid ka väliselt. Ühed ei kanna kunagi lipsu, sest nad kannavad kas klerikaal, kraed või lihtsalt lahtist särki. Seda välist jumalateenistuse vormi on nii palju erinevat ka isegi meie linnas. Seda ükski ei või, ei suudagi ühendada peale selle vaimu, armastuse vaimu, mis meile püha vaimu läbi välja valatakse meie südamesse. Rõõmsate, toredate, armsate laste südamesse. Lapsed, armastage üksteist ja õppige ikka ema käest mõni hea palve ka. Siis läheb koolis hästi ja muidu hästi. Olge õnnistatud. Aamen.